Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse amburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin õigluse kaardiga ja kohe kõrval on sauade 7. Sauade 7 minu jaoks on kaval müügimees, varaste kaart, petta saamise kaart. Keegi üritab teil siin vaipa jalge alt ära tõmmata, teid kuidagi viisi petta, aga õiglus on teie poolel, petmine tal ei õnnestu. Aga igal juhul soovitan ma teil sellel nädalal oma silmad lahti hoida ja kõike, mis teile räägitakse, korralikult kaaluda. See kaval müügimees võib üritada teile pähe määrida asju, mis on tegelikult nagu odavamad. Näiteks müüa teile kallimalt midagi. Või siis, ma ei tea, ongi see, et ostate asja ära või jah, saate kätte ja siis tuleb välja, et sellel on varjatud vead. Teil on välja tulnud ka tornikaart. No tornikaart on selline vapustus. Tornikaart on elusündmus, mida te ei oska oodata. Torn tavaliselt tähendab mingi asja ära lõhkumist või mingi asja kokku varisemist, mis alguses on hirmutav ja ehmatav. Aga kui selle torni varisemise tolm on langenud, siis te näete, et seda torni raputust oli teile vaja. Ma ei tea, millest te võib-olla mingisuguses, ma ei oska öelda, köidikutes kusagil ise olete nagu ei näegi väljapääsu või ei oska sealt välja tulla või sa isegi aru. Et siis, kui see torn nagu korra sealt põrutab, kukub midagi ära, teie elus midagi kukub ära, mis teid ehmatab. See tuleb nii ootamatult, et ei oska seda oodata. Vaat tornikaarti ei oska inimene ette näha. See tuleb täiesti tühjast kohast, nagu välk selgest taevast. Aga teda torni ei pea ka nagu kartma. Torn raputab ära ja kui see algus ongi nagu hirmus ja hirmutab ja mõtled, et milleks sükst jama mulle vaja oli, milleks see küll juhtus, siis ma ütlen, et kui selle torni langemise tolm ära nagu selgineb ja te hakkate jälle nagu nägema paremini, siis te saate aru, milleks seda vaja oli. Ja teile ma võin öelda, et peale seda torni raputust hakkavad asjad nii kiiresti minema, et ei jõua enam järge ajada. Et asjad hakkavad kiirelt liikuma, seda räägib see sauade 8. Sauade 8 on taro kaardipaki kõige kiirem kaart. Et selles mõttes, et kui see torn nagu üle käib ja siis pärast hakkavad asjad kiiresti liikuma. Et siin on nagu väga head kaardid. All on teil siin karikate kuninganna. Karikate kuninganna, kõik need karikate kaardid on meie emotsioonid, meie tunded ja karikate kuninganna on ka selline, et on nagu vaos hoitud, tema emotsioonid on vaos. Ta on nagu selline, kuidas ma ütlen, ta on nagu rahulik. Et ta on selline naine, kes nagu rahulikult kõikidesse asjadesse suhtub. Ja seda rahu soovin mina teile ka, kui see torn tuleb, et siis säilitage rahu. Kui maailmas ümberringi kõik möllab, siis teie suudate rahulikuks jääda selle kaose keskel. Et see on selle karikate kuninganna sõnum. Tema ei lähe närvi ja teil pole ka mõtet närvi minna. Ükskõik, mis ümber juhtub, ükskõik, mis teie elus juhtub, säilitage rahu. Siin on veel müntide 10. Müntide 10 on stabiilne sissetulek. Müntide 10 on kas mingi projekt, mis teile sisse toob, nagu pikaajaline. Ta ongi siuke stabiilne sissetulek. Või leiate töökoha sellise, kus saate pikka aega tööd teha. Või on teil mingisugune lisasissetulek, mis teile sisse toob. Et mingisugune rahaline sissetulek. Ja viimase kaardina on teil siin sauade rüütel. Sauade rüütel on väga entusiastlik. Kõik sauade kaardid on kiired kaardid.
Ja Sauade Rüütel ka tahab kiirelt tegutsema hakata. Tema on täis seda jõudu ja entusiasmi. Muidugi, kui torn on õhu puhtaks löönud, siis ongi ju aeg hakata tegutsema. Ja kuna tegutsemine ja kõik asjad hakkavad kiirelt liikuma, no siis siin ei ole mitte midagi, hakake pihta. Hakake kohe pihta, see sama stabiilne sissetulek ootab teid siin nurga taga, kui teil seda veel ei ole. Jääge rahulikuks, ükskõik mis teie elus ei toimuks, jääge rahulikuks. Ärge laske ennast sellel nädalal petta ja kuna õiglus on teie poolel, siis see pettus niikuinii ei tule, ei saa teoks. Et ärge laske ennast petta, olge siis valvel ja las see torn raputab. Ta raputab asjad niimoodi paika, et asjad hakkavad kiirelt liikuma ja saabki see Sauade Rüütel alustada selle tegevusega, millega teil oli pikalt juba plaanis tegelema hakata. Aga kas ei olnud aega, tahtmist või te ei näinud seda, kus otsast alustada? Vot selline nädal tuli teile, armsad hamburid. Ma soovin teile imelist nädalat ja ärge kartke seda torni. Ei tee ta teile midagi kurja. Kõik läheb kõige paremas korras. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.